mind vaatama. Väga tore, siis me saame ju lugeda edasi seda raamatut, millega me eelmine kord alustasime. Mäletad sa seda? Tähenärija ja Kriksatull. Nad on parimad sõbrad, eks? Ja viimane kord lugesin ma sulle sellest, kuidas Tähenärija hakkas endale salamaja ehitama. Nüüd on ta saanud selle maja valmis ja ta kutsus Kriksatulli endale külla. Kohe sa kuuled, millest tänane lugu räägib. Tähenärija kutsub Kriksatulli külla. Tähenärija kutsus Kriksatulli oma uut kodu vaatama. Varahommikul käis Tähenärija turul ja ostis igasugust toidukraami, millest ta kavatses sõbrale suppi keeta. Kuigi ta oli ostnud igast juurviljast hästi vähe, igast kaunviljast veelgi vähem, sibulatest ja mugulatest, kapsastest ja kõrvitsatest rääkimata, oli ta tillukese köögi väikesel laual lõpuks ikka nii palju mitmesugust aed, köögi ja puuvilja ning rohelist kraami kuhjas koos, et Tähenärijal kulus terve hommikupoolik kõige puhastamiseks, koorimiseks ja tükeldamiseks. Supp sai just õigeks ajaks valmis ja tuli välja hästi paks ja väga maitsev. Paljas supilõhn üksi pani suu vett jooksma. Tähenärija kattis laua ära. Seejärel läks ta õue Kriksatulli ootama. Salamajal oli ju salauks, mida Kriksatull ei oleks eluilmaski üksi üles leidnud. Juba tuligi ka Kriksatull. Ta tõi Tähenärijale väikese potiroosi. Tähenärijale meeldis potiroos väga. Ta pani roosipoti köögiaknale, et seda saaks laua taga istudes vaadata. Tähenärija söögilaud oli köögis salaakna all. Salaaknast paistis meri. Kriksatull oli jäänud vahepeal väga kõhnaks ja kahvatuks, nägu kui kitsejälg, pale kui lubjapintsel. Ma enam ei mäletagi õieti, mis maitse söögil on, ütles ta, kui Tähenärija talle suppi taldrikusse tõstis. Ma olen vahepeal kohutavalt palju lugenud. Söömine on täiesti meelest ära läinud. Mida sa lugenud oled? Küsis Tähenärija huviga. Oma raamatuid muidugi, vastas Kriksatull. See on mul juba peaaegu peas. Kogu aeg loed ühte ja sedasama raamatut, imestas Tähenärija. Ikka, vastas Kriksatull. Mu raamat on täiesti korralik. Ma ju hoian hoolega, et see kapsaks ei kuluks. Kas sa siis vahelduseks mõnda muud raamatut ei tahagi lugeda? Küsis Tähenärija. Millist muud raamatut? Küsis Kriksatull. No mõnda niisugust juttu, mida sa veel pole lugenud, vastas Tähenärija. Nüüd oli Kriksatull väga imestunud. Kas siis kõigis raamatutes ei olegi üks ja seesama jutt? Küsis ta kohkunult. Kas mõnes raamatus on mõni muu jutt sees? Muidugi, vastas Tähenärija. Maailmas on mustmiljon raamatut ja mustmiljon juttu. Kriksatull vajus kössi. Kas teid peab kõiki lugema? Küsis ta murelikult. Kas sina oled kõik läbi lugenud? Mitte keegi ei ole kõiki maailma raamatuid läbi lugenud, vastas Tähenärija. See pole lihtsalt võimalik, sest neid on nii palju ja iga päev trükitakse veel tohutult uusi raamatuid juurde. No näed siis, vastas Kriksatull kergendatult. Siis võib ju vabalt lugeda kogu aeg ainult oma lemmikraamatut. Lemmikraamat on nii armas ja kodune. Tähenärija raamatukogu. Kui Kriksatull ja Tähenärija olid söönud, küsis Tähenärija. Tahad näha minu raamatukogu? Kriksatulli kõht oli kõvasti head suppi täis. Kriksatull oli jäänud päris uniseks.
kuid tähenärija raamatukogu tahtis ta muidugi näha. Kriksatull oli raamatukogudest väga huvitatud. Ta on ikka, ütles Kriksatull. Tähenärija viis sõbra teise tuppa. See on minu raamatukogu tuba, ütles tähenärija. Raamatukogu toas olid raamaturiiulid. Riiulitel oli mitu raamatut. Peale riiulite oli seal veel paar mõnusat tugitooli, põrandalamp ja väike lauake. Lauale oli tähenärija enne pannud valmis Vaagna muinasjuttude ja maiustustega. Vaagnal oli natuke šokolaadi, läikiva paberiga komme ja soolapähkleid. Joogiks oli kirsimahl. Tähenärija mõtles, et nad võiksid Kriksatulliga pärast sööki siin mõnusasti istuda ja juttu ajada ja muidugi vaadata raamatuid ja nendest rääkida. Tähenärija pani Kriksatulli tugitooli. Kriksatull vajus mõnusa ohkega istuma vahe. Tugitoolis oli padi ka. Padi oli Kriksatulli meelest eriti mõnus. Kriksatull pistis suhu tüki šokolaadi ja jäi kohe tukkuma. Tähenärija võttis riiulilt raamatu. See on üks mu lemmikuid. Muinasjutt okasroosikesest. Okasroosikese raamatut tähenärija Kriksatulli kätte anda ei raatsinud. Kriksatulli käed võisid vabalt olla veel supised. Tähenärija ei märganud üldse, et Kriksatull juba magab mõnusasti. Tähenärija ütles. Kuula, ma loen sulle ette. Ja tähenärija luges. Okasroosike. Ükskord jäi okasroosike magama. Ta magas 100 aastat, siis läks print sealt mööda ja äratas kogemata okasroosikese üles. Tähenärija luges hästi ilmekalt. Talle endale meeldis ta oma lugemine väga. Tähenärija pani okasroosikese raamatu riiulile tagasi ja võttis sealt teise raamatu. Mul on siin ka üks luulekogu, ütles tähenärija. Kuula, see on õudselt hea. Tähenärija vaikis hetkeks, et pidulikkust rõhutada ja deklameeris siis. Juba linnukesed väljas laulavad. Ta lausus seda nii palju häälega, et vaene oimetu Kriksatull kohkus ärkvele. Noh, küsis tähenärija. Kriksatulli suu oli sulanud šokolaadi täis. Vapustav, kogeles Kriksatull ja hakkas köhima. Šokolaad läks talle hingekurku. Tähenärija patsutas Kriksatulli selga, et hingekurk lahti läheks. Loe veel, ütles Kriksatull, kui ta jälle rääkida sai. Tähenärija luges uuesti. Juba linnukesed väljas laulavad. Tõesti ilus, ohkas Kriksatull. Nii sügava mõttega. On ju, ütles tähenärija. Tähenärija silmitses uhke ja armastava pilguga oma raamatukogu. Ta võttis veel ühe raamatu välja, tegi selle lahti ja luges. Hansuke ja Greteke. Hansuke ja Greteke eksisid metsa ära. Nad jõudsid piparkookidest maja juurde. Seal elas väga kuri ja paha nõid. Piparkoogi maja, ütles Kriksatull unistavalt. Päriselt ka. Mida sina siis mõtlesid, ütles tähenärija. Muidugi päriselt. Ta pani Hansukese ja Gretekese jutu tagasi ja võttis riiulilt uue raamatu. Seekord sai Kriksatull raamatu oma kätte. Punamütsike, veeris Kriksatull. Ükskord neelas kuri hunt punamütsikese ja vanaema alla. Jahimees lõikas hundi kõhu lõhki. Hundi kõhust hüppasid välja punamütsike, vanaema ja 7 kitsetalle. Kriksatull vaatas raamatu pealt üles. Nii pikk jutt, ütles ta. Jube õudukas. Laena mulle, ma tahan seda veel lugeda. No olgu, ütles tähenärija. Võta, aga vaata, et sa seda hoolega hoiad.
ma panen paberi ümber, ütles Kriksatull. Tegelikult oli ta Punamütsikese raamatule juba šokolaadise sõrmejälje peale teinud. Sellepärast ta raamatut laenata tahtiski. Kriksatull lootis, et ta saab sõrmejälje kustukummiga maha nühkida. Õudset lugu ta enam lugeda ei tahtnud. Kriksatull kartis, et ta hakkab seda öösel unes nägema. Kriksatulli vanaema. Kriksatullil oli vanaema ka. Vanaema elaski just teisel pool suurt metsa, täpselt nagu Punamütsikese vanaema. Metsas võis vabalt hunte ringi hulkuda. Kriksatull kartis, et näeb unes, kuidas ta läheb vanaemale külla ja kuidas vanaema voodis pikutab kole hunt. Ja kuidas siis hunt lupsti ka tema Kriksatulli alla neelab. Vabalt võib olla, et vanaema majast mingit jahimeest mööda ei lähegi. Keegi ei saa kunagi teada, kuhu Kriksatull on kadunud. Tegelikult oli Kriksatulli vanaema väga julge ja südi inimene. Kriksatull ei uskunud, et hunt saaks vanaemale midagi teha. Vanaema ajaks igal juhul hundi metsa tagasi. Võib-olla annaks talle enne isegi veel jupi maksavorsti või tüki juustu, et hunt ei peaks tühja kõhu ja pahase meelega mööda metsa hulkuma. Kriksatulli vanaema ei olnud ka haige, nagu Punamütsikese vanaema. Kriksatulli vanaema oli täiesti terve. Kõik see oli nii, kuid Kriksatull oli ikkagi vanaema pärast väga mures. Kõige lihtsam oleks ju olnud minna vaatama, kuidas vanaema käsi käib. Telefoni Kriksatull ei usaldanud. Telefonis ju ikka ei näe, kellega räägid. Telefonis on kerge ükskõik, kelle häält järele teha, eriti veel, kui ütled, et oled vähegi külmetanud ja hääl on ära. Kriksatull kahetses kangesti, et ta ei olnud teinud šokolaadiseid sõrmejälgi okasroosikese raamatusse. Sõrmejälgede pärast ta ju Punamütsikese raamatut tähenärijalt laenaski. Oleks okasroosikese raamat olnud, oleks olnud hoopis rahulikum seda laua peal hoida. Poleks olnud vaja vanaema pärast muretseda. Seda Kriksatull ei kartnud, et ta võiks 100 aastaks magama jääda nagu okasroosike. Aga okasroosikese raamatut tähenärija Kriksatulli kätte ei andnudki. Nii ei tulnud sinna ka šokolaadiseid sõrmejälgi. Täna siis olid sellised lood. Järgmine kord kuulame siis edasi, mis sai Kriksatulli vanaemast. Kas ta ikka on turvaliselt oma kodus? Mina arvan, et kindlasti on. Ja Kriksatull lihtsalt muretseb üle. Aga ole siis sina selline laps, et kui sa hakkad vaatama raamatut, siis proovi nii, et su käed oleksid ikka puhtad, pese nad enne vee ja seibiga ära, siis ei juhtu sinuga sellist paha lugu, et sa pead raamatu endale laenama sellepärast, et sealt kustukummiga pleke pealt ära nükkida. Käed tuleb alati ennem puhtaks pesta, on mul õigus? Aga nüüd pean ma sulle ütlema head aega, sest järgmine kord me kohtume jälle ja siis loen ma sulle juba uusi lugusid.